Terviseks. Nonii, te kindlasti mõtlete, et mille terviseks ma joon, et ma tahtsin kõigepealt teid kõiki tänada, et mul on siin väga hektiline aasta tegelikult olnud, et ma olen juba oma YouTube'i siin natuke üle aasta teinud ja ma ütlen päris ausalt, et ma olen päris mitu korda juba mõelnud, et ma lõpetan kõik ära. Et tihtipeale mõeldakse, et no mis see ei ole, siis teed oma YouTube'i, viskad kaamera kuskil püsti ja räägid kaamera ees ja teed seda ja teed toda ja kogu lugu ja mis see siis ära ei ole. Et võib-olla see asi olekski nii, kui ma reaalselt istuksingi kuskil ja räägiksin juttu, nagu ma täna teiega räägin. Tegelikkuses on see, et operaator on ikka kaamera taga, teises toa otsas on mul ikkagi jumestaja, kes vaatab, et mu nägu ei läigiks, kuna ma tahan tõesti asju nii hästi teha. Ja tegelikkuses ongi see ju, et ükskõik mida ma teen, ma panen põhimõtteliselt maksi sinna sisse. Ja kuna ma selle viimase aasta jooksul olen tegelikult mitu korda aru saanud, et asi ei ole tegelikult nii kerge, kui see võib tunduda. Et praegu näiteks, kui ma tahaksin mõelda sellele, et mis ma hakkan teile märtsis tegema, ma hakkan sellele praegu reaalselt juba jaanuaris mõtlema. Et see ei ole see, et ma lihtsalt pean või teen või mis iganes, vaid see ongi see, et mul on konstantne töö, mida ma pean tegema. Et ma tean, et võib-olla see kõlab nagu naljakalt või imelikult, et mis siin ikka mõelda on, tee lihtsalt, on ju. Et ongi näiteks see, et kui mul alguses oli, ütleme alguses ma filmisin üldse teises kohas. Et seal oli ka see, et ma ei tea, mida mõeldi. Ma ütlen päris ausalt, et selle jaoks, et ma saaksin filmida, ma maksin reaalselt ise sellele peale. Ma maksin stuudiole mis oli mingi 500 € või midagi sellist, ühe filmimise eest. Ja siis mingi, et taheti seda renti põhimõtteliselt 2-kordistada. Ja ma reaalselt mõtlesin, et see ei ole reaalne. Mul ei ole esiteks võimalus seda maksta ja teiseks, ma maksin niigi juba peale. Ja maksta 1000 € ühe filmimise eest ja ma ei küsi teilt raha. Ja minu põhimõte ongi, ma ei taha teilt raha küsida. Minu eesmärk ei ole, ma ei tea, müüa seda või ma ei tea, mida iganes, aga nagu lihtsalt selline asi. Või siis näiteks nagu, kui ma mõtlen näiteks operaatorile, jumal tänatud, lõpuks olen leidnud ühe normaalse, kes ei vingu kogu aeg, kes ma ei tea, või nagu hädaldab või ei hädalda selle üle, et kuule, et ma ei taha, et sa arvega maksad või mis iganes on ju. Ja see on lihtsalt nagu, ma ütlen ausalt, see on nii närvesööv, sest kui sa oledki kellegiga midagi kokku leppinud, ma läksin ise näiteks tööle, mul oli vaja monteerijat. Ma otsisin monteerijat, ma olin valmis maksma, seda enam, et ma läksin tööle ja selle jaoks, et nagu jälle midagi teha YouTube'i jaoks, ma pidin osa oma sissetulekust loovutama kellegile teisele. Ja lõppkokkuvõttes oli see, et ma otsisin seda megalt kaua. Ja ma ei leidnud mitte kedagi. Summasid, mis küsiti, olid muidugi kolossaalsed ja isegi kui ma ütlesin, et aga okei, tee mulle üks näidistöö. Mulle tegi vist
5 inimest ütles, et ta teeb näidistöö. Või 6 isegi, või rohkem isegi. Ja kõik ütlesid, et ei, ma ei saa nii hästi teha kui sina. Ja ma ei ole mingi proff. Ma ei tunne, et ma oleks sellel alal proff. Ja nemad, kes küsivad siukseid summasid selle eest, üritavad sulle siukest asja maha müüa. Siis ma olin tõesti nagu, ma olin šokis nagu, et ma isegi ei oska nagu seda öelda. Ja siis lõpuks ongi nagu see, et ja teine inimene mul seal teises toanurgas, tema on küll kogu aeg olemas ja tema kogu aeg naeratab ja eks tal vahest ka kopp ees on, et võttepäevad lähevad pikaks, aga jummalauta, mul on siiralt vedanud ja mul on nii hea meel, et ma ei pea kogu aeg kellegile põhjendama või kellegile seletama, miks või kuidas või mismoodi, seda enam, et mõeldakse, et see on kerge, see ei ole midagi. Ma olen teinud nüüd aasta otsa seda ja mul on konkreetselt see, et kas mul oli 2 tööd samal ajal, 3 tööd samal ajal, ma pidin ikka kõige jaoks aega leidma. Tihti peale see tuli ööune arvelt ja ma olingi kella 3 öösel üleval, aga no see oli ulme. Et see viimane aasta oli tõesti nagu, eks see oli päris raske. Lisaks mul koostööpartnerid vahepeal lihtsalt hüppavad alt ära. Meil muidugi ei olnud mingid kokkuleppeid, mitte midagi, aga kui lihtsalt öeldakse sulle ühel hetkel, et ei, kuule, me ei saa niimoodi. Näiteks, las ta olla. Ei ole mõtet sellest nii palju nagu rääkida, et pigem keskendume sellele, mis on tulemas. Et sellel aastal on mul hästi palju üllatusi teile tegelikult. Et Roo teist kui kanal hakkab tahab veelgi kasvada, veelgi areneda. Meil on erinevaid, või meil, ma räägin juba teist nagu oma pereliikmetest, et nii minul kui sinul on ka eesmärk kasvada, areneda ja pakkuda sulle midagi, mida sa võib-olla ei ole veel kogenud. Et mul on juba päris mõningad kokkulepped juba kohe ära tehtud, räägitud, et tõenäoliselt tuleb midagi väga lahedat ka teie jaoks. Ja õige pea te saate ka ühe hästi, ma ütleks armsa video või naljaka video. See on midagi nagu jälle midagi uut minu kanalil, see ei ole midagi, mida ma olen enne teinud, aga ma arvan, et teile meeldib see ja te tahate ise ka järgi proovida. Et selleks aastaks mul on hästi palju uusi plaane, hästi palju ka teile kuidas ma ütlen, harivaid videosid, et ei ole ainult kokanduse peale, millega ma tegelema ainult hakkan, vaid tuleb ka muid asju. Et lisaks ka blogis on mulle plaanis hästi palju uuendusi, jällegi, see kõik võtab raha ja võib-olla ma olengi hull, aga mul on see, ma käin ise tööl, ma teen täiega tööd selle jaoks, et maksta asju, et teha YouTube'i oma blogi. Et jumal tänatud, et ma teile veel peale maksma ei pea, et te mind vaataksite. Muidu oleks küll ikka päris kurb. Aga kui ma üldse mõtlen nagu eelmisele aastale, jah, oli palju raskeid asju, aga ma ütlen ausalt, et päris palju oli ka lahedaid asju. Et iga kord oli midagi erinevat, midagi uut ja ütleme, et kui sul kaamera ees kõik pekki läheb, siis ei ole see lihtsalt, et sa alustad uuesti sellepärast, et võttepäev on planeeritud, kõik on planeeritud. Sa pead olema kogu aeg selline leiutaja ja kogu aeg nagu hakkama saama. Et praegu ongi nagu see, et ka praegu on pikk filmimine juba selja taga olnud ja tõesti vahest lähebki pekki. Ja siis tulebki jälle loovalt mõelda, teha, parandada, kõik asjad ära teha ja siis jälle uuesti edasi teha. Et muidugi on see, et sa oled kodus 100 korda läbi teinud, sa oskad, sa tead kõike, aga alati filmimisel juhtub midagi, mida sa ei ole planeerinud. Et näiteks, kui ma alustasin, ma tegin esimestel filmimistel, ma tegin 8 retsepti. 8 retsepti ühes kuus. Ja see oli 1 päevaga filmitud. Ja see oligi reaalselt, me alustasime hommikul, me lõpetasime öösel ja me filmisime konstantselt.
ja see oligi selle jaoks, et saada materjali nii-öelda kodule või nagu YouTube'i ülesse. Ja no ütleme niimoodi, et need algsed filmimised, no see oli ikka nii palju hektilisust, me ei teadnud, mida teha, kuidas see oleks parem, iga korraga sa õpid filmi või nagu mõtled. Ja täna oligi see, et alustasime ka varakult ja siis oligi nagu see, et mingi hetk me avastasime, et aga kuule, set on juba valmis. Et meil on tund aega veel aega, aga set on valmis. Et lõpuks ikkagi harjud millegiga ära ja sa juba tead, mis käib, kuidas käib. Ja tegelikkuses on ju lahe. Mul on ju lahedaid külalisi käinud saadetes, me oleme lahedaid jutte rääkinud, kui palju nalja on saanud, on ju. Ja no, naermist on tõesti palju olnud. Ja noh, Keiu oma Eesti naise naljaga, noh, ta ise vist seda ei nimeta naljaks, aga nagu ma siiamaani mõtlen seda crème brûlée videot, kus ta ütleb, et on tugev Eesti naine ja järgmisel hetkel võtab nagu tulikuma selle crème brûlée video või selle ramekeni kätte ja siis nagu, see on kuum ju. Ja siis ma nagu, jah, see on kuum. Sa just ju põletasid seda ja siis ise hakkab naerma, kuigi enne ütles, et ta ei karda kuuma. Ja. No, neid asju on ju nii palju tegelikult olnud ja iga kord on midagi uut ja midagi nagu, noh, ütleme seda, et nagu püsti jalult mõelda on tegelikult hästi palju. Ja kui ma mõtlen nagu nendele pikkadele võttepäevadele, mis meil on, noh, vahepeal alustamegi 9, lõpetame 12 öösel, pakime asjad kokku ja minema, on ju. Aga see on ainult üks osa filmimisest. Et ma olen päris kindel, et enamus ei kujuta ette, mis on filmida 2 või 3 kaameraga. Ja siis pärast veel nii-öelda monteerida see kõik kokku, ajastada, lõigata lühemaks, nii-öelda matchida, no see on ikka ulme. Et ma praegu mõtlengi seda, et kui palju ma olen tegelikult panustanud selle jaoks, et teil oleks hea vaadata, et teil oleks mõnus vaadata, et teile tõesti meeldiks see, mida te vaatate. Ja ma olen hästi palju tagasisidet teilt küsinud, aga te annate suht vähe tagasisidet, et üks asi, mida ma tahaksin võib-olla uuel aastal oleks just see, et sa annaksid ka mulle rohkem tagasisidet, et kuidas sulle midagi meeldis. Et kirjuta mulle YouTube'i kommentaare, kirjuta mulle Instagramis kommentaare või otse postkasti, et anna mulle teada. Et ongi see ju, et nagu ma ütlesin, ma ei tee seda enda jaoks, ma teengi seda sinu jaoks. Et ma tahan, et sulle meeldiks see, mida sa vaatad, ma tahan, et sul oleks lõbus, sul oleks, lõbus, ma olen aru saanud, et teil on lõbus, teil on vahepeal panete omale YouTube'i taustaks mängima samal ajal, kui ise teete nagu seda retsepti kaasa. Et selles mõttes on ju lahe ja saadate mulle neid pilte ka, aga ma tahaks rohkem neid pilte näha, neid asju, kuidas te teete. Et ütleme ausalt, et mul ei ole tegelikult isegi vahet, kui te nii-öelda teenite raha nende retseptidega. Ma olen näinud seda, mind ei morjenda, see muidugi natuke imelik on ju, sest ma olen ise kõik retseptid välja mõelnud, ma ei kopeeri kellegi retsepti või ei tee seda nii-öelda nagu kellegi teise retseptiga, ei esinda ennast. Aga andkegi mulle teada, mis teile meeldib. Et ma olen aru saanud, et teile meeldib hästi palju küpsetamine ja sellised asjad ja küpsetamist ma plaanin ka tuua uuel aastal rohkem sisse. Et see on üks asi, mis mulle endale ka meeldib. Muidugi mulle meeldivad soolased asjad ka, aga need uued ideed ja uued formaadid ja asjad, mis tulevad, ma arvan, need meeldivad teile isegi rohkem, sest need on tõesti lahedad. Ja et ma mõtlengi, et mul alguses oli siuke tunne, et mul oleks täiega palju teile rääkida, aga kõik, kes te olete minuga juba olnud, te teate tegelikult kõik, mis on toimunud. Issand. Nii, ja siis ma mõtlengi, et ma usun, et aastal 2022 tuleb väga, väga lahe, väga uuenduslik, just eriti nagu minu nii-öelda selle Raw Taste brändi osas ja kõik see, mis ma teen ja teiega jagan. Aga jah, minu põhiline soov ongi see, et kui sa näed, et see oli sinu jaoks informatiivne või lahe video või retsept, palun jaga seda. Et see ei maksa sulle mitte midagi, see ei maksa ka, see nii-öelda ei tasu ka mulle,
aga lihtsalt aita jõuda inimesteni, kes tõesti tahaksid minu sisu näha. Et see on minu ainuke soov, et mulle tõesti meeldib, ma olen esineja, ma olen treenerina esineja, ma olen väga kaua oma elust laval olnud ja mulle tõesti meeldib see, aga mulle meeldib kõige rohkem see, kui ma saan kedagi aidata. Et jagage seda, kui ma olen teid aidanud, et see mulle meeldib just, et kui ma näen midagi kasulikku. Et võib-olla ongi, et ma näiteks ei teadnud seda, väga lahe, Rauno andis mulle selle idee. Väga hea asi, mida jälle jagada. Ja kindlasti liituga mu selle Raw-Taste grupiga Facebookis, sest ka sinna on plaanis uuendusi teha, väga lahedaid asju ja tuleb teil uuendusi ka nii muuseas. Ma veel ei räägi neist, aga no ütleme niimoodi, et plaane on palju, et praegu ma lihtsalt hoiangi natuke seda saladuste loori, et mitte päris kõike välja rääkida, aga ma olen ise hästi positiivne uue aasta osas, et kui ma eelmine aasta tõesti mõtlesin, ma ei tea, mitu korda, et ma ei tea, kas ma jõuan enam. Seda enam, et mul oli enda töö, millega ma pidin raha endale teenima, et oma elu elada, siis tegelikkuses ongi see, et ma ei käinud väga väljas, ma ei teinud mitte midagi, ma tean, koroona oli ka, aga ma ei puhanud või ma ei teinud selliseid asju, mis mul oligi tõesti, hommikul alustasin, õhtul lõpetasin, kogu lugu. Või öösel lõpetasin, kui kella 3-ni videot monteerisin, et YouTube'i üles panna. Et lõppkokkuvõttes ongi ju see, et ma eelmine aasta investeerisin ka meeletult sellesse, et ma saaksin teile kvaliteetseid videosid kuidas ma ütlen, et kvaliteetseid videosid teieni tuua, et mul läks eelmine aasta, jälle, ma kulutasin enda raha selle jaoks, et teile anda midagi veel paremat. Et kuna mul oligi selle igasuguste rentide ja kasutamiste ja asjadega nii palju jamasid, siis ma lõpuks ostsin kõik ise. Ja ma kulutasin selle peale ligi 20 000 eurot. Ja nüüd te mõtlete, issand jumal, Raun on täitsa loll. Aitäh, ma tean seda. ega ma teengi väga impulsiivseid otsuseid, aga ma tunnen praegu, et Raw-Taste on tõesti midagi, mida ma tahan tõesti tulevikus edasi teha, mis ma tunnen, et jõuab inimesteni ja tõesti meeldib inimestele. Ja et sellega jõuan veel kaugele. Mitte jõuame, kuulsite, on ju. Et jällegi ma tahan, et ka sina jõuad kuskile sellega. Et anna sellele panus ja mina annan ka panuse. Et praegu ongi näiteks, ma tahtsin endale uue arvuti ka osta ja issand jumal. Ma tellisin novembris endale arvuti ära. Praegu on jaanuari lõpp, ma pole siiamaani arvutit kätte saanud. Lubati hiljemalt detsembri lõpuks. Arvuti, et ma saaks tööd teha, peab jälle võimekas olema järgmised 4000 eurot. Ja nii see raha kulub, on ju. Aga jah, rahale ma praegu väga ei mõtle. Pole enda kodugi soetanud, on ju, mõtlen ainult seda, et mida saaks teha ja kuidas saaks teha. Aga ma just kuulsin ühte head mõtet, et tee, mida sa armastad ja küll see raha ka sinuni jõuab. Praegu ma olen natuke skeptiline selles osas, aga mul hakkas nii palav. Aga ma tõesti loodan, et see jõuab ka sinnamaani, et ma ei pea kogu oma raha kulutama selle jaoks, et teha videosid ja ise sellele kogu aeg peale maksma. Aga eks ma olen sellega natuke juba arvestanud, aga ma loodan, et teid oleks vähemalt palju. Te oleksite alati innustatud. Te jõuaksite kaugele oma kokkamistega ja üldse toiduteemalistel asjadel ja joogiteemalistel asjadel, sest te teate, et I can breathe wine. Ma võin hingata veini, on ju. Et jah, et ma loodan, et sinu aasta 2022
tuleb veel parem. Mina juba väga usun, et 2022 tuleb minu jaoks veelgi parem, kui tuli eelmine aasta. Nii minu tööde osas, nii Roadesti osas. Eraeluga, eks seda ole näha, kui palju ma pean jälle töö jaoks aega sisse panema, aga loodame, et ka eraelu läheb paremaks. Aga positiivsus peab alati olema hinges, et ma tõesti loodan, et kõik läheb hästi ja tuleb hästi ja ka sinul läheb kõik sellel aastal hästi ja võib-olla saad nii mõnegi retsepti teha kas veel eelmisest aastast või siis uuest aastast vähemalt. Et Liisi on ka nunnu ja hoolitseb kogu aeg, tule puderda mu ninasid. Näed, juba vaatab jälle, et kas on vaja kuskilt puuderdada või ei ole. Et jah, et ma olen siiralt tänulik, et mul on läinud tegelikult nii hästi ja mul on sellised toetavad sõbrad, et mõned sõbrad tulevad, mõned sõbrad lähevad, mõned sõbrad jäävad. Ja mul on nagu et mul on siiralt hea meel, et tõesti, et see aasta on 2021 on läbi, me oleme saanud hästi palju asju teha ja ma olen ise saanud megalt oma närve süüa, megalt oma toite süüa, on ju, ja igasugu asju näha ja teha, on ju, aga uus aasta, uus sina, uus mina ja uus Roadest, on ju. Ma soovin sulle jätkuvalt sellist motivatsiooni ja proovimistahet ja sellist indu, et tulla minuga kaasa, teha minuga koos asju ja kindlasti tuleb ka teie jaoks siis, nagu ma lubasin, uusi üllatusi, uusi lahedaid asju ja midagi kindlasti veel. Aga jätame midagi saladuseks ka, on ju. Davaiks. Tšau!